8 minutit. Jaa, suur tänu. Enne kui ma tulen selle eelnõu juurde, ma tahan siiski kasutada võimalust, et öelda ära, et see, mida me täna saime meediast lugeda, et Riigikogu majanduskomisjoni ametnik on lahti lastud 5 kuud enne seda, kui ta oleks saanud pensionile, sellepärast et temast tehti patuoinas seonduvalt selle hasartmängumaksu muutmise seaduse eelnõuga, mis teatavasti käkerdisena kokku keerati, millega riigile potentsiaalselt miljoneid eurosid kahju põhjustati, on täiesti häbiväärne ja vastuvõetamatu. Et tegelikult teie poliitikud, kes seda asja läbi surusid ja käpardlikul viisil oleksite ise võinud vastutuse võtta ja tagasi astuda või vähemalt avalikkuselt vabandust paluda, aga nüüd on lahendus selline, et teie ei vastuta kõige vähemalgi määral mitte millegi eest, aga siis pikaaegne ametnik, kelle kohta on paljud öelnud, et on väga hea ametnik olnud, on saanud sulesappa. Ma loodan, et teil on endal natukene vähemalt halb tunne selle olukorra pärast. Niimoodi seda asja päris jätta ei tohiks. Aga nüüd eelnõu juurde. Ei ole vähimatki kahtlust, et kõik me siin saalis oleme üksmeelselt selle vastu, kui naiste suhtes rakendatakse vägivalda. See on probleem meie kõigi jaoks. Nii et ei ole mõtet hakata kellegi peale näpuga näitama, et näete, nemad või nemad ei poolda meetmete rakendamist või seaduse muutmist selleks, et naised oleksid paremini kaitstud lähisuhte vägivalla eest. Seda esiteks. Fakt on ju seegi, et riigieelarve menetluses meie fraktsioongi tegi ettepaneku eraldada naiste varjupaikadele senisest rohkem raha. See rahaline toetus, mida nad saavad, on liiga väike, seal on rahaline puudujääk ja riigieelarve kogu kontekstis oli jutt väga väikestest kuludest. Sellest hoolimata see ettepanek kahjuks läbi ei läinud. Aga täna me peame küll ütlema, et me ei saa seda eelnõu toetada. Sel lihtsal põhjusel, et see on sisuliselt väga vastuoluline. Ja ta tõesti on sisuliselt väga vastuoluline, millest annab tunnistust ka asjaolu, et mitte ainult valitsuse erinevad ministrid olid selle eelnõu suhtes täiesti erinevalt meelestatud, vaid ka ühe erakonna ministrid olid selle suhtes erinevalt meelestatud. Tõsiasi oli see, et siseminister väga surus selle eelnõu vastuvõtmist sellisel kujul, nagu ta täna meie ees on, aga samuti Eesti 200 ridadesse kuuluv justiits- ja digiminister tuli korduvalt komisjoni väga sisulise ja põhjendatud kriitikaga. Ja ma pean ütlema, nagu ma ütlesin ka komisjonis korduvalt, et selle kriitikaga sai üksnes nõustuda. Ja kõige problemaatilisem on selle asja juures see, mistõttu me lihtsalt ei saa selle eelnõu puhul hääletada, et see on põhiseadusega vastuolus. Järjekordselt on toodud siia parlamendi ette eelnõu, mis on põhiseadusega vastuolus. Aga ma lihtsalt loen ette need punktid, mida justiitsminister, toetudes justiitsministeeriumi kompetentsile, tõi välja pöördudes õiguskomisjoni poole kriitikaga. Esiteks, seaduses tuleb sätestada kriteeriumid, millest lähtuvalt viibimiskeelu kehtestamist otsustatakse. Praegu neid kriteeriumeid ei ole, nagu justiitsministeerium ütleb, eelnõu jätab inimeste kodust välja ajamise sisuliselt politseiametniku kõhutunde küsimuseks, sest seadus kriteeriume ei kehtesta. Teiseks, tuleb tagada, et viibimiskeelu rakendamisega ei ohustata inimese elu ja tervist. Seaduses peaks olema sätestatud, et kui näiteks talvisel ajal suurte miinuskraadidega tõstetakse keegi oma kodunt välja, öeldakse, et see ei tohi 72 tundi sinna minna kusagil maapiirkonnaseks, siis oleks tagatud, et tal on ka kusagile minna. Et ta tänaval lihtsalt või küla vahel surnuks ei külmu. Ja öeldakse, et ei, no politsei ei teeks niimoodi, aga see tuleks seadusesse kirja panna. Justiitsministeerium väga õigesti sellele tähelepanu juhtis. Kolmandaks, tuleb tagada, et viibimiskeeluga ei asendataks kriminaalkaristust. Teatavasti praegusel hetkel juba, kui on tuvastatud või on tõsine kahtlus, et on pandud toime lähisuhte raames vägivallategu, siis ei tule rakendada viibimiskeeldu. Siis tuleb algatada kriminaalmenetlus. Seadus kohustab algatama kriminaalmenetlust, siis võib inimese kahtlustatavana kinni pidada 48 tunniks ja pärast seda võib ta vahistada ja jätta ta vahi alla. Palju kauemaks kui 78 tunniks. Ja tänagi siin saalis on mitmetes kõnedes öeldud, et ei saa ju olla sellist asja, et on tuvastatud, et inimene vägivallatseb oma lähedaste suhtes, aga siis on ainult 12 tundi. Ei, justiitsminister rõhutas seda ka korduvalt komisjonis, et kui on vägivallatsemine tuvastatud, siis tuleb alustada kriminaalmenetlust, mitte rakendada sellist kvaasikaristust selle viibimiskeelu näol, sest see ei ole karistuslik meede. Neljandaks, tuleb tekitada tõhus vaidlustamise ja hüvitamise mehhanism, kui viibimiskeeldu on kohaldatud alusetult. Justiitsministeerium osutab sellele, et praegusel hetkel ei ole sellist mehhanismi. Pärast politsei ütleb, jah, me kehtestasime viibimiskeelu 78 tunniks selleks, et selgitada välja, kas mingi oht on. Selgus, et ei ole mingisugust ohtu. Inimene pidi kusagil, ma ei tea, hotellis viibima 3 ööd näiteks. Tuleb tagasi ja politsei ütleb, nojah, tegelikult ei olnud seda ohtu, et me eksisime. Aga mingit vastutust ette nähtud selliseks puhuks ei ole, kuigi kulud inimesele kaasnevad.
Viiendaks tuleb tagada omandi põhiõigusega arvestamine. Tuleb vaadata, kellele see pind, kuhu tal siis keelatakse 78 tunniks minna, üleüldse kuulub ja kes teised seda edasi kasutavad selle 72 tunni jooksul. Et oleks välistatud selline olukord, kus omanik ei või oma koju naasta 72 tunni jooksul, aga mingid inimesed, kellel võib-olla üldse ei pruugiks seal olla õigust viibida, saavad seda pinda siis samal ajal kasutada. Miks mitte seal ka näiteks, ma ei tea, varguse toime panna. Kuuendaks, viibimiskeelu rakendamisega peaks kaasnema proaktiivne ohvriabiteenus. Et mitte ainult ei rakendata viibimiskeeldu, vaid siis eeldatavale ohvrile rakendatakse ka ohvriabiteenuseid, mida ette nähtud praegu ei ole kehtiva õigusega. Ja seitsmendaks, mis on nüüd kõige olulisem ja millel ma veel peatuksin natukene alles jäänud aja jooksul põhjalikumalt, on siis see, et viibimiskeelu kehtestamise lävend tuleks tõsta olulise ohu tõrjumiseks, et seadus oleks põhiseaduspärane. Ehk siis Justiitsministeerium, pange tähele, mitte EKRE fraktsioon, vaid ka Justiitsministeerium oma ametnike kompetentsile tuginedes ütleb, et praegusel kujul see eelnõu on põhiseadusvastane, kuna seda ettepanekut arvesse ei võetud. Ja milles siis probleem seisneb? Probleem seisneb selles, et kui te loete seda lisatavat paragrahvi 44 lõige 1', siis see ütleb kohe alguses, politsei võib olulise või kõrgendatud ohu välja selgitamiseks või tõrjumiseks ajutisel keelata isiku viibimise kuni 78 tunniks. Panete tähele, milles probleem seisneb? Politsei võib isegi olulise, mitte ainult kõrgendatud, vaid ka olulise ohu välja selgitamiseks öelda, et sina või sina ei tohi 72 tundi oma koju tulla. Inimene ütleb, et kas teil on mingisuguseidki fakte, millest nähtub, et ma olen kellelegi mingisuguseks ohuks, oluliseks ohuks või kõrgendatud ohuks. Politsei ütleb, ei, otseselt meil fakte ei ole, aga me hakkame seda nüüd välja selgitama. Aga selgitage praegu välja, küsige minu käest küsimusi, küsige mu abikaasa või elukaaslase käest küsimusi, küsige naabrite käest, küsige laste käest. Selgitage välja siis, Ja kui te selgitate välja, et on oht, minust lähtuv oht, siis ma saan aru, et te kehtestate mulle viibimiskeelu. Aga ei saa ju olla sellist asja, et kuni 78 tunniks te keelate mul oma koju tulla, ainult selleks, et hakata alles välja selgitama. Ja ma nägin õiguskomisjonis, et tegelikult üle terve komisjoni kõikide fraktsioonide esindajad said aru, et see on probleem. Ma ei hakka nimest nimetama, aga tutvuge palun komisjoni istungite protokollidega. Isegi koalitsioonisaadikud pakkusid välja, aga paneks välja selgitamiseks 12 tundi, aga siis tõrjumiseks 72 tundi, sest et ei saa olla, et välja selgitamiseks pannakse kuni 72 tundi ja see on proportsionaalne sama viibimiskeeluga, samas mahus viibimiskeeluga, mis on siis juba välja selgitatud ohu tõrjumiseks mõeldud. Aga ei läinud läbi. Mingi imelik asi käis. Justiitsminister ja siseminister olid kuidagi nagu vaenujalal, üks ei nõustunud teisega, teine ei nõustunud esimesega, kuidagi edasi-tagasi seda põrgatati ja lõpuks isegi Justiitsministeeriumist tuli muudatusettepanek, mis siis sai ministri poolt tagasi võetud. Et ilmselt talle valitsuses tehtis kuidagi selgeks, et kuule, võta oma muudatusettepanek tagasi. Aga mida ma öelda tahan, on see, et tegelikult ka komisjonis saadi aru, et see praegusel kujul ei ole põhiseaduspärane, mistõttu ma palun presidendil sellele eelnõule erilist tähelepanu pöörata, isegi kui see täna vastu võetakse. Aitäh! Aitäh teile!